Jaa, tere pärastlõunast, austatavad kolleegid. Alustame siis Euroopa Liidu asjade komisjoni, rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühist avalikku istungit. Ja kõigepealt me peame kinnitama Euroopa Liidu asjade komisjoni nädala töökava, mis on välja saadetud, et komisjoni liikmed on sellega põhjalikult tutvunud, et kas selline nädala töökava sobib. Suurepärane, konsensuslikult kinnitatud ja nüüd ma annan sõnajärje kohe üle härra Reinsalule. Tervist! Ettepanek kinnitada ka eelarve kontrollikomisjoni nädalakava. Vastuväiteid ei ole, siis loeksime selle kinnitaks. Aitäh. Ja tänane ühise kolme komisjoni üks päevakorra punkt on siis Euroopa Kontrollkoja aasta aruanne Euroopa Liidu 2024. aasta eelarve kohta. Ja seda on tulnud meile tutvustama Eesti Euroopa Kontrollkoja liige Keit Pentus-Rosimannus. Ja see tööplaan on selline, et proua Pentus-Rosimannus siis kõigepealt tutvustab umbes 15+ minuti ulatuses aasta aruannet. Pärast seda on kõigil parlamendiliikmetel võimalus küsimusi küsida ja enne selle päevakorrapunkti lõpetamist siis on kõigil Riigikogu saadikurühmadel võimalus öelda oma poliitiline arvamus 2 minuti ulatuses. Aga nüüd aega viitmata proua Keit Pentus-Rosimannus, olge nii kena. Suur aitäh, austatud parlament, tervist. See on arutelu, mida meil algselt oli plaanis pidada juba eelmise aasta novembris, aga siis erinevatel hooajaga seotud põhjustel jäi see kohtumine ära. Nii et mul on väga hea meel, et küll hilinemisega, aga nüüd on võimalus see tutvustus siin teha. Ja kuna tõesti me räägime aastast 2024, mis tundub olevat juba ikkagi päris kaugel, siis ma alustaksin sellise väikse kompaktse tagasivaatega, et mis seal 2024. aastal, mille eelarve kohta see kokkuvõte ja aruanne on, siis Euroopa Liidus toimus. Ja see oli muidugi üks tõsine ja töine aeg ja aasta, et 2024. aastal olid Euroopa Liidus parlamendivalimised, mis ka tundub olevat juba väga kaugel minevikus ja nendel valimistel tegelikult tuli Euroopa Liidus tervikuna siis oma esindajat valima rohkem inimesi kui kunagi varem, mis omakorda tähendab, et kindlasti selline kohustus Euroopa Liidu ees seisvaid probleeme lahendada ja see mandaat, mis saadi, oli väga kaalukas. 2024. aastal sai Euroopa Liit endale esimest korda ajaloos kaitsevaldkonna eest vastutava voliniku ja kaitsetööstusest, kaitsega seotud, julgeolekuga seotud teemadest arusaatavatel põhjustel sai selgesõnaline uus prioriteet ka ametisse astunud uue Euroopa Liidu komisjoni jaoks. See oli ka aasta, kui algasid reaalsed liitumisläbirääkimised Ukrainaga ja otsustati 50 miljardi euro suurune abipakett, mis siis Ukrainale mõeldud ja suunatud oli. Brüsseli keeles tegu on siis finantsinstrumendiga, mis on Ukrainale suunatud. Ja hoolimata sellest, et aeg-ajalt sellises avalikus debatis või arutelus on teatavat võbelust tunda, siis sel aastal kinnitati ka üle kindel siht puhtama majandusmudeli poole liikumisest Euroopa Liidus. Kliimapoliitika, millele on ennustatud kiiret ja vähem kiiret lõppu, ei kao Euroopa Liidus siiski kuskile, sest eelkõige ilmselt põhjusel, et tegu on sedavõrd tõsise ja suure mõjuga pikaajalise probleemiga,
Küll aga ma julgen öelda, et poliitika ise muutub oluliselt pragmaatilisemaks ja vast ka sisukamaks, kui me räägime kliimapoliitikast. Nüüd euroraha juurde aastal 2024. Kõiki neid arenguid ja mitte ainult neid arenguid toetas Euroopa maksumaksja siis 2024. aastal kokku 247 miljardi euroga. Ja ühiselt kokku lepitud kulusid oli sellises tavaeelarves sel aastal 191 miljardi eest, ehk siis umbes 10 korda sama palju, kui on Eesti eelarve. 56 miljardit tuli jätkuvalt veel Covidi harjal otsustatud taasterahastust ja ma võib-olla hetkel lihtsalt korraks veel tõmban eraldi tähelepanu sellele Euroopa Liidu eelarve suurusele, et see ei ole mitte 40 korda suurem Eesti eelarvest, nagu võib-olla aeg-ajalt kiputakse arvama, kui mõeldakse Euroopa elanike arvu peale. See maht on selles mõttes oluliselt väiksem selles võrdluses ja eelarve mahtu arvestades muidugi on eriti oluline, et kui raha on suhteliselt piiratud koguses, siis iga euro, mis kasutusse jõuab, oleks tõesti maksimaalselt tõhusalt kasutatud. Kuhu 2024. aastal raha kulus? Umbes kolmandik sellest läheb ühtekuuluvuspoliitikale ehk siis vaesemate piirkondade järeleaitamisele või siis majanduslikus mõttes nende piirkondade järeleaitamisele, mis jõukate Euroopa Liidu piirkondade hulka veel ei kuulu. Umbes teine kolmandik läheb sektoritele, mis on seotud loodusvaradega. See puudutab siis ka nii põllumajandust, aga ka näiteks kliimapoliitikat. Ja kogu selles jaotuses või pildis ei ole väga suuri muudatusi võrreldes aasta varasema ajaga toimunud, sest et Euroopa Liidu eelarve teadupoolest lepitakse kokku 7 aastaks ja selliselt, nagu see kokkuleppe 7 aasta peale sünnib, see jaotus ka nende aastate jooksul suures plaanis püsib ja tuleb öelda, et praegune Euroopa Liidu eelarve on ses vaates ikkagi kaunis jäik ja inertne. Kust raha tuli? Nagu ikka liikmesriigid teevad oma jõukuse taseme järgi ühisesse eelarvesse sissemakseid. Summadest selline taju võib-olla parem oleks, siis näiteks Saksamaa maksis sel aastal üle 31 miljardi euro, Prantsusmaa pisut alla 25 miljardi, Itaalia 17,8 miljardit, Poola umbes 7 miljardit. Eesti sissemakse 2024. aastal oli 319 miljonit eurot ja see raha, mida siis Eestil Euroopa Liidu eelarves tulenevalt kasutada oli samal ajal üle miljardi euro. Aga raha tuleb Euroopa Liidu eelarvesse ka väljaspoolt sisseveetavate kaupade tollimaksudest, ringlusse võtmata plastpakendijäätmete tasust ja trahvidest, mida Euroopa Liidu reeglitele siis vilistavatelt ettevõtetelt sisse nõutakse. Aga eelkõige kriisidele reageerimine on pannud Euroopa Liitu mõne aastaga pea kolmekordistama ka oma võlga, nii et ka see on oluline osa sellest rahast, mida 2024. aastal kasutati. Olulisemad järeldused, mida me kontrollikojas neid summasid läbi valgustades tegime, on siis lühidalt järgmised. Kui võtta 3 asja välja ja leida kõigepealt hea üles, siis hea on kindlasti see, et vigu Euroopa Liidu raha kasutamises on vähem. Aasta varem oli vigu või ütleme vigast rahakasutust pealt 5%, 2024. aastal 3,6%. Mitte nii hea on kindlasti see, et võlgu elamine Euroopa Liidus süveneb, ka Euroopa Liidu eelarve kontekstis. Nagu öeldud, siis võlg on väga kiiresti kasvanud ja miks me eriti Euroopa Kontrollikoja poolt seda probleemina näeme, on see, et intressid muidugi võtavad eelarvest väga suure osa, tulen selle juurde pisut hiljem ka tagasi. Kui me vaatame ette selle eelarveperioodi lõpuni, aastani 2027, siis hinnanguliselt 30 miljardit on see, mida tuleb maksta intresside katteks. Aga kõige tõsisem asi, mille kohta ei saa kuidagi öelda, et see oleks isegi nagu pool hea, vaid mis on selgelt halb,
on see, et kui praktiliselt iga Euroopa Liidu liikmesriigi valitsused maadlevad kasvavate rahastamisvajadustega ja riigieelarve seisud on erakordselt pingelised igal pool, igast Euroopa Liidu otsast kaeb tagasi, et raha ei ole, siis Euroopa Liidu raha, mis selles pikas eelarves otsustatud on, seisab ja ootab, et keegi tuleks ja selle raha majandusse viiks. See seis, mida siin näidatud on siis 2024. aasta lõpuga. Ja kuna ma olen siin ikkagi Eesti parlamendi ees, siis tuleb öelda, et Eesti Euroopa Liidu raha kasutajate hulgas paistab silma sellega, et siin tegelikult ollakse ühed aktiivsemad raha kasutusse andjad, aga ka siin muidugi veel 2024. aasta lõpul oli see protsent väga napp, 12,4% oli see, mis siis reaalselt kasutusse jõudnud oli. Nüüd ametlikud järeldused rahaasjade kohta on, et tulude pool on eelarves korrektselt kajastatud, nagu see on olnud läbivalt nii. Kuludes, nagu öeldud, vigu on küll vähem, aga ka 3,6% on endiselt üle lubatud piiri, nii et seal on see arvamus meil Euroopa Kontrollikojast negatiivne kulude poolele. Ja taasterahastu kulutuste kohta meil on olnud ja oli üksjagu märkuseid, sest selle rahastuga paraku need asjad ei ole päris veatud, nagu arvata võiks, et seal andsime Kontrollikoja pealt märkustega arvamuse. 3 olulisemast järeldusest või noppest veidi põhjalikumalt need vead, mida me oma kontrollimise käigus tuvastasime, ei tähenda automaatselt seda, et tegu oleks lihtsalt nii-öelda raisku läinud rahaga või kaduma läinud rahaga. Sellest on siin parlamendide ja komisjonide eest ka varasemalt juttu olnud. Me kontrollime eelarve kulutuste ülevaatamise käigus, kas Euroopa Liidu raha on reeglite ja eeskirjade kohaselt kasutatud, kas antud kulud on nõuete kohaselt arvutatud, kas rahastamiskõlblikkuse tingimused on täidetud. Ja kui vähemalt üks nendest ei ole täidetud, siis tähendab, et see konkreetne väljamakse liigitub veaks. Ja seda see 3,6% siis tähendabki. Nüüd enamikul juhtudel ei ole meil põhjust arvata, et tegu on kuidagi pettusega, sest et pettus tähendab kasu saamise eesmärgil toime pandud ikkagi tahtliku tegu. 2024. aasta eelarve kohta leidsime me nende üle 800 läbi vaadatud tehingu hulgas 19 sellist, mille puhul oli meil kahtlus, et tegu võib olla pettusega ja nendest me teavitame Olafit ehk siis pettuste vastast ametit, kes siis juba vastavate liikmesriikide ametiasutustega koos vajadusel uurimise ja edasise kontrolli läbi viib. Ja 7 juhtumi puhul on info läinud ka Euroopa prokuratuuri, kes siis ka ise juba otsustab edasi, kas on põhjust algatada uurimine ja kas tegu võib olla pettusega või mitte. Võlg. Võlg hakkas Euroopa Liidus väga kiiresti kasvama, praeguseks ikka juba väga kaugele selja taga tunduva COVID-i kriisi reaktsioonina. 2024. aasta lõpuks, nagu siin näha on, siis küündis võlg pealt 600 miljardi euroni ja intressikulud, mida algselt komisjon prognoosis kuni 15 miljardi euroni ulatuvat, nüüd ületavad seda rohkem kui 2 korda. 30 miljardit eurot on see, mis siis nagu öeldud tõenäoliselt selle perioodi lõpuni intressideks maksta tuleb. Ja ühe võrdlusena ka jah, et intressideks maksab Euroopa maksumaksja oluliselt kordades suuremaid summasid, kui näiteks sellel praegusel eelarveperioodil kulutatakse sisu mõttes väga kriitilise sõjalise liikuvuse eelarvele kokku. Et see on lihtsalt võrdluseks, kui suure osa intressid juba eelarvest ära võtavad. Miks me selles probleemi näeme? Sest
kui 2027. aasta lõpuks või 2027. aastaks võib laenujääk ületada 900 miljardit eurot, siis on näha, et suurem osa nii intresside kui loomulikult ka tagasimakse kulust jääb järgmiste eelarvete kanda. Ja nagu me ka varasemalt kontrollikoja poolt tähelepanu juhtisime, siis siiamaani seda otsust täpselt, kuidas ja milliste vahendite arvelt laenu tagasi makstakse ja ka intressi teenindama hakatakse, see otsus on senini tegemata. Ja see ei tähenda, et me kuidagi kahtleksime, kas Euroopa Liidul on võimekust laenu tagasi maksta. Sellist võimekust on Euroopa Liidul küll ja veel. Aga eelarve mõttes, kas see tähendab, et on vaja olemasolevaid kulutusi ümber vaadata ja osa sellest tehtud otsustest suunata intresside ja tagasimaksete katteks või on see lahendus midagi muud, seda otsust siiamaani tehtud ei ole. Ja nüüd kõige teravamast probleemist, nagu öeldud, raha seisab. 2024. aasta lõpu seisuga oli läbi pool, tegelikult rohkem kui pool, 4 aastat Euroopa Liidu 7-aastasest eelarvest. Ehk siis kui taandada Euroopa Liidu pikk eelarve ühe riigieelarve võrdluseks, siis oldi põhimõtteliselt, kui aasta lõikes vaadata, septembri alguses ja majandusse oli jõudnud sellest ühiselt kokku lepitud rahastusest 7%. Ma kuulen juba ka varasemalt, olen kuulnud sageli ühe põhjendusena seda, et Euroopa Liidu raha kasutamine ongi alati aeglane olnud. Aga ma ütlen selle peale, et ärge ajage sellist juttu, sest et see esiteks ei ole mingi vabandus ja teiseks ei ole see ka faktiliselt täpne ega tõsi. Jah, eelmise aasta eelarve ajal oli samamoodi vaja tagant piitsutada kasutamist, et välja võidetud raha kasutusse jõuaks, aga kui vaadata sama ajapunkti eelmises Euroopa Liidu eelarves, kui eelarvest oli 4 aastat läbi, siis oli kasutusele võetud oluliselt suurem hulk rahast. 7% 4 aastaga, see on mitte ainult tõsine, vaid ikkagi väga hull seis. Mida teha? Üldiselt tuleb lihtsalt kokku võtta ennast esimese asjana. Ja ma ise olen ka mõnes teises koosluses sedasama numbrit tutvustades öelnud, et minu meelest peaks iga kord, kui keegi mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis räägib sellest, et raha ei ole, peaks see sama, ma ei tea, tabel ja see number hologrammina alati ruumi ilmuma, sest et raha on, palju on ja seisab ja see ei ole asi, millega leppima peaks. Ja nagu sissejuhatuses öeldud, kui te vaatate ka seda ülevaadet, seda tabelit siin ja protsente vaatate, siis Eesti tegelikult on selles tabelis ja praeguseks on see seis muidugi veel parem, et väljamakseid, kui ma nüüd ei eksi, siis on üle 25% Eestis praeguseks tehtud, et me tegelikult näeme ka kontrollikoja poolt, et see on asi, mis liigub, aga väga paljudes liikmesriikides on asjad oluliselt kehvemini. Taasterahastu. 2024. aasta lõpu seisuga oli selle väga kiire rahana majandusse jõudma pidanud rahastust välja makstud 55%. Ja jällegi see tähendab, et praeguseks ligikaudu kolmandik toetusest ootab veel väljamaksmist. Praeguse seisuga on siis toetuse välja makstud 66%, juba see ei kajastu mitte selles 2024. aasta aruandes, aga kuna praeguseks on aega nii palju möödas, ma arvan, et on mõistlik, kui te ka seda numbrit teate. Ja taasterahastu kasutamisvõimalus lõpeb selle aasta lõpuga, 2026. aasta lõpuga. Ehk siis arvestades raha hulka, mis välja maksta tuleb, siis muidugi see ajaline surve raha kasutusse suunamisel on sel aastal ikkagi väga, väga suur. Kõige selle taustal algasid ka 2024. aasta lõpus ettevalmistused järgmiseks Euroopa Liidu eelarveks. Ja me ei katnud seda muidugi eraldi kuidagi oma aastaaruandes,
aga kontrollikoja poolt me osaleme üsna aktiivselt selles praegu käimasolevas protsessis. Ja kindlasti, kui Riigikogul on huvi, siis ma olen valmis eraldi tulema neid Euroopa Kontrollikoja arvamusi ja meie vaadet jagama. Tegu on sel korral Euroopa Liidu eelarves kokkulepitava näol päris põhimõttelise muudatusega, mis aastani 2035 Euroopa Liidu rahastamist suunama saavad. Esialgse ettepaneku järgi liigutakse oluliselt rohkem taasterahastuga sarnase mudeli poole. See tähendab, et Euroopa Liidu eelarvest tulev rahastamine seotakse konkreetsete Euroopa Komisjoni ja liikmesriigi vahel kokkulepitud eesmärkide täitmisega. Ja meie Euroopa Kontrollikoja poolne senine soovitus on olnud, et eelarvet kokku leppides tuleks see oluliselt paindlikum, sest et me keegi ei suuda prognoosida, mis täpselt saab olema see kriis, mis aastani 2035 Euroopa Liitu tabada võib, aga ajalukku tagasi vaadates on mõistlik arvestada sellega, et ootamatuid sündmusi tuleb ette ja selleks peab olema ka eelarves paindlikkust, et reageerida kiiresti. Ja me näeme ka, et programme on oluliselt vähem. Meie soovitus on olnud ka see, et eelarve saaks olema lihtsam, mitte ainult Euroopa Komisjoni jaoks, vaid ka raha taotlejate jaoks. See tähendab, et eelduslikult peaks ka bürokraatiat olema vähem, et reeglid oleks selged, arusaadavad ja võimalikult lihtsad, sest et kui hiljem nende kokkulepitud reeglite järgi tuleb hakata kontrollima, kas raha mõistlikult kasutatud on, siis mida selgemalt nad sätestatud on ja mida klaarimad nad on, seda lihtsam on nii taotlejatel kui ka hilisemal veendumusel, et raha ikkagi on läinud õigesse kohta ja seda on õigesti kasutatud. Nagu ilmselt ka teile teada on, siis sellest kavandatavast pikaajalisest eelarvest umbes 21% läheb Euroopa konkurentsivõime fondi, millest omakorda 131 miljardit on siis mõeldud kaitse- ja julgeoleku valdkonda. Mitte kunagi varem ei ole Euroopa Liit sellises mahus sellisesse valdkonda rahastamist planeerinud. Vähemalt 35% Euroopa Liidu eelarvest peab olema suunatud kliima ja keskkonnaga seotud projektide toetamiseks. Ja mitmed liikmesriigid teevad parlamendi tasemel arutelusid ka selle üle, kuidas täpselt liikmesriikide kavad, mis edaspidi on siis komisjoni ja liikmesriigi vahel otse kokku lepitud, kuidas need konkreetse liikmesriigi sellist tuleviku konkurentsivõimet, aga ka näiteks julgeoleku poolt mõjutama saavad. Nii et see uus mitmeaastane finantsraamistik ei ole, ma ütleks, lihtsalt pelgalt Euroopa Liidu eelarve, vaid ikkagi üha enam strateegiline vahend, et Euroopa Liidu sellist rahvusvahelist rolli ka tugevdada. Kokkuvõtteks see, nagu öeldud, et vigu vähem tehakse, on igal juhul hea. Absoluutselt hea ja rahul olla ei saa sellega, et raha seisab ja jõuab väga-väga aeglaselt kasutusse. Võlakoormuse riskidest ma rääkisin ja tuleviku eelarve peale mõeldes paindlikum, lihtsam reeglistik, rahastamismudel, mis ikkagi päris reaalseid, päris elus toimuvaid muudatusi mõõta võimaldaks, on see, mida me kontrollikoja poolt näha sooviksime. Ja hea meelega tulen seda teemat kindlasti tulevikus edasi arendama, sest võib arvata, et selle praeguse 2026. aasta jooksul tuleviku eelarve kokkuleppimine saab olema üks ilmselt põhiteemasid. Sissejuhatuseks minu poolt kõik. Aitäh! Tänan väga, proua Keit Pentus-Rosimannus, ja nüüd on hea võimalus küsida küsimusi. Kõigepealt härra Arhipov ja siis proua Tiidus. Vladimir, palun. Aitäh! Me siin jäämegi vaidlema. Raha seisab.
et mis sellega teha saab ja kas üks põhjustes, et see raha seisab, on riikide suur omafinantseering ja kui realistlik on, et seda omafinantseering vähendada? Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Eks neid põhjuseid küllap on erinevates liikmesriikides mitmeid. Aga kui omafinantseeringust rääkida, siis ega see, et omafinantseering on olnud teada ju eelarve heakskiitmisest alates, et see ei ole kuidagi muutunud hiljem. Nii et sellega on liikmesriigid ikkagi saanud ja pidanud ka oma eelarveid tehes arvestama. Kas ja kuidas omafinantseering võiks muutuda? Jällegi, et see on üks osa sellest järgmise 7-aastase eelarve läbirääkimistest ja kokkuleppest, kuidas täpselt edaspidi siis Euroopa maksumaksja raha liikmesriikidesse suunatakse ja on seal küll ka neid osasid, kus seesama omafinantseeringu poolt saab olema väiksem võrreldes praegusega, aga kuna see protsess on praegu käimas, siis nagu eelarvega ikka, et kokku on lepitud siis, kui kõik on kokku lepitud, aga ma ei julgeks öelda, et see on peamine põhjus, miks raha nii aeglaselt kasutusse on jõudnud. Ja kui veel sellel samal 2024. aastal ja tegelikult ka aasta varem toodi põhjusena sageli välja liikmesriikides see, et eelistati taasterahastu raha võimalikult kiiret kasutusele võttu, sest et sageli ka taasterahastu rahakasutuse reeglid on teistsugused ja mõne koha peal lihtsamad, siis seda põhjendust muidugi enam tuua ei ole võimalik. Nii et ma arvan jällegi, et need liikmesriigid, kus on väga tõsiselt ka poliitilisel tasandil selle raha kiire majandusse jõudmine käsile võetud, edenevad ka kiiremini. Et sageli on olnud ka see osa see on olnud osa sellest põhjusest, mida me näeme, et kus on ikkagi väga selgelt teadvustatud, et sellise olukorraga, nagu siin pildil ka näha oli, leppida ei saa ja seda pidevalt taga piitsutatakse, et seal asjad lõpuks saavad liikuma. Aga esialgu on see tempo olnud ikkagi täiesti ebamõistlikult loid. Ja tänan proua Tiidus ja siis oli härra Eesmaa. Minu küsimus natuke võib-olla väike või lihtne küsimus, et järgmise 2 aasta jooksul tuleb võlga tagasi intressi ükses tagasi maksta 30 miljardit eurot, et kas on teada, kes selle pealt kasu koorivad pangad, kas need on Euroopa pangad või kuskil mujal? Ja teine asi, küsimus puudutab üldisemalt, et kui seda tabelit näidata näiteks Euroopa Komisjoni liikmetele, kas nad tajuvad ka seda teemat nii, nagu võib-olla meie siin mõned tajume siin väikses riigis, ei, üleüldiselt seda raha aeglast kasutamist, see oli esimene oli spetsiifiline 30 miljardit intressi, kes pangad selle saavad, ja teine üldisem see niisugune kriitiline vaatevinkel, et kas see on nagu mõistetav? Need on Euroopa Liidu pangad, selles mõttes raha laenatakse finantsturgudelt siit ja seal väljaspoole see raha ei liigu. Aga sellegipoolest need summad muidugi on üüratud. Ja kas raha kasutamise puhul nähakse samasugust probleemi nähakse, kas päris sama teravalt, seda ma ei oska isegi lõpuni hinnata. Ja üks osa sellest järgmise eelarve lihtsamaks muutmisest on kindlasti seotud sellega, et ka edaspidi selliseid nagu nii suuri nagu venitusi ja hilinemisi ikkagi vältida, et ka praegu selles uues ettepanekus, mis puudutab siis järgmist eelarvet alates aastast 2028, on näiteks ettemaksud liikmesriikidele plaanis muuta sagedasemaks. Aga nagu ma ütlesin, et kuna järgmine eelarve saab kogu oma ülesehituselt olema ikkagi nagu täiesti teistsugune, et seal saab sõltuma rahastamine sellest, kas siis liikmesriik konkreetsed näiteks reformid läbi viib, kas konkreetsed võetud vaheeesmärgid täidetakse ja alles siis, kui need reformid on läbi viidud, alles siis tehakse ka liikmesriigile väljamakse, selles mõttes saab see ülesehitus olema täiesti teistsugune.
aga just ka sedasama venimist ikkagi proovib komisjon, proovib seal ka leevendusi nii-öelda nagu leida. Aga mis seal salata, ma arvan, et üks osa nendest venivatest väljamaksetest on seotud ka kogu reeglistiku rägastikuga ja seetõttu me ei ole mitte ilmaasjata kontrollikoja poolt näinud ja tähelepanu juhtinud ja soovitanud, et reeglid, mis kokku lepitakse, oleksid võimalikult lihtsad ja arusaadavad. Ja, tänan härra Eesmaa ja siis on proua Poolamets. Aitäh põhjaliku ja selge ülevaate eest kõigepealt. Eks mindki huvitavad rahaküsimused. 12% Eesti poolt kasutatud on ju tõesti hea tulemus suhteliselt nigelal taustal. Meist eespool olid ainult mõned riigid. Aga tuleb meelde, et alles hiljuti Riigikontroll meil siin tõi välja, et 2 miljardit on kasutamata. Kuidas see sellesse teemasse mahub, mis mõtteid see konkreetne fakt sinus ette toob? Ja et 2 miljardit on olnud kasutamata raha, mis tegelikult oli olemas. No ega see saab tekitada, aitäh küsimusest, see saab tekitada ainult, ma ütleks nagu kriitilisi tundeid. Et ega see, kui algselt, kui me räägime pikaajalisest eelarvest, kui 7 aastat tagasi otsustatud, ma ei tea, rahaeraldus või raha paigutamine on vaja ümber vaadata, seda ei saa ka päriselt välistada, et see võib olud muutuvad, võib-olla tekib mingi kriitiline vajadus kuskil mujal, et see võimalus on ka ja seetõttu ka meie soovitus muuta uus eelarve oluliselt paindlikumaks, et selliseid ümbersuunamisi oleks võimalik teha eelarve käigus ka, seetõttu me oleme väga kindlalt selle eest seisnud, sest et nagu öeldud, et see praegune eelarve, Euroopa Liidu eelarve on ikkagi väga-väga jäik. Ja selleks, et midagi kuskilt kriitilisema koha peal ümber tõsta, selleks see kadalipp, mis läbi tuleb teha, on ikkagi väga pikk ja vaevarikas ja ei pruugi alati õnnestuda. Aga see, kui kõige hullem on see, kui raha lihtsalt kasutamata jääb. Selles mõttes, et kasutamata jääb oludes, kus mingid kriitilised puudujäägid mingites uutes valdkondades tekivad, eks ole. Ja mis puudutab veel korraks seda sama Eesti raha kasutamist ja üldist raha kasutamist olemasoleval perioodil, siis ma lihtsalt igaks juhuks enne teie ette tulekut vaatasin ka viimase seisu üle ja praeguseks on Eesti jõudnud ikkagi ligi juba üle 26% on välja makstud. Aga meil on peaaegu, 5 aasta on käimas, eks ole, 7-aastasest eelarvest. Nii et ma arvan, et neid pingutusi tehakse mitmes liikmesriigis, mõnes edukamalt, mõnes vähem edukamalt, aga ikka väga pikk tee on veel minna. Ja tänan proua Poolamets, siis on härra Tamm ja siis on härra Reinsalu. Ja aitäh, te toote ka välja, et pidev võlakoormuse suurenemine teeb tulevikus eelarve tegemise haavatavaks, et kas te olete ka analüüsinud, et mis on need põhilised võlakoormuse kasvu vedurid ja kas on väljatöötamisel ka meetmed, kuidas siis seda kasvu pidurdada? Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Jah, nagu ka meie aasta aruandest välja tuleb, siis nagu ma ka siin ütlesin, siis võlg hakkas kiiresti kasvama pärast seda, kui oli vaja kiiresti reageerida COVID-i kriisile. Ja kuna eelarve ise, mis selleks ajaks otsustatud oli, on kaunis paindumatu ja jäik ja ka seda eelarve sisest ümbertõstmise võimalust praegune raamistik väga lihtsalt ette ei näe, siis selleks, et kiiresti reageerida, oli otsus taasterahastu teha ju laenu arvelt. Nii et see on see põhjus, ehk siis vajadus kriisidele reageerida
ilma, et eelarve seda praegu paindlikult võimaldaks, see on seal taga, et ega seal muud mingeid salapäraseid rahapaigutusi kuskil ju või otsuseid ei ole. Ja kuidas seda edaspidi kas leevendada või vältida, soovitus teha järgmine eelarve selliselt, et sinna sisse arvestada ka suurem puhver, mis võimaldaks vajadusel kriisidele eelarvesiseselt reageerida, see on olnud üks osa meie soovitustest. Ja ka näiteks needsamad riigikavad, liikmesriikidele kinnitatavad kavad tegelikult ju jätavad 25% puhvri praeguse ettepaneku kohaselt, mida oleks võimalik siis uue kriisi tekkimisel kasutada ja suunata siis uutesse kriitilist või kiiresti reageerimist vajavatesse kohtadesse. Nii et ega see on nagu üks osa sellest vastusest, kuidas edaspidi ainult laenuga tule kustutamist vältida. Jah. Tänan, härra Tamm ja siis on härra Reinsalu. Ja aitäh. Minul on selline veidi teoreetiline küsimus, et ikka asjad nagu selged oleksid, et saan aru, et on mure nende laenuandjate pärast, et kes siis Euroopa Liidule laenavad, et need on siis laen tuleb turult ja laenajad on pangad, aga et kas siis ainult kommertspangad või ka keskpangad ja et kas Euroopa Liidu kodanike vara ka suureneb, kui teoreetiliselt, kui me riikidena rõõmsalt intressi maksame. Aitäh. Aitäh, see on väga huvitav kindlasti arutelu, mida võib-olla pikemalt edasi pidada, et kokkuvõttes ega see ju intressi tagasimakse ei tule ka kuskilt mujalt, kui eks ta tuleb ikkagi ju liikmesriikide poolt eelarvesse sisse maksetavast osast, mis omakorda ei tule kuskilt mujalt kui maksumaksjate käest. Nii et küsimus on meie poolt, Euroopa Kontrollikoja poolt vaadates eelkõige selles ja see põhimure on ikkagi seotud, nagu öeldud, sellega, et kahes jaos. Esiteks on tegemata otsus, milliste vahendite arvelt täpselt nii intressikulusid kaetakse kui ka laenu tagasimaksed, mis nüüd kohe-kohe algavad, kaetakse. Ja seda otsust ei ole lihtsalt võimalik pikalt edasi lükata, sest et laenu tuleb hakata tagasi maksma. Ja teine osa murest on ikkagi seotud sellega, et kui me teame ja näeme, kuidas kriitilisi vajadusi mitte ei lähe vähemaks, vaid ikkagi järjest tuleb juurde, siis mida suurem tükk eelarvest läheb ainuüksi intresside ja laenu tagasimakseks, seda väiksemaks jääb ju see raha, mida erinevate Euroopa Liidu eesmärkide toetamiseks on võimalik välja maksta, nii et need on need peamised põhjused, mitte niivõrd palju mure selle pärast, kas ja kuidas laenuandjad siis intresside pealt teenivad. Radam, kas on täpsustav küsimus? Täpsustav küsimus, küsimuse mõte oli tegelikult see, et kas see makstav intress kuidagi akumuleerub keskpankade varade poole peale? Jaa. Saite vastuse, härra Tamm, ja palun härra Reinsalu ja see on proua Akkermann. Jah, et mul on küsimus, ikka asjalik ettekanne nagu alati. Et mul on küsimus, et teie slaid number 2 on vist või slaid number 1 siis, kui päist mitte arvestada. Siin ütleb Euroopa Liidu eelarve 2024 191,1 miljardit eurot. Kas see on nüüd täitmine või see oli eelarve, mis oli projektis kirjas? See on kinnitatud eelarve, jah. Aga kui ma võtan ette 11. novembri 2023. aasta protokolli, mis oli siis nõukogu ja Europarlamendi kokkuleppe ühisprotokoll, seal oli summa 189 miljardit eurot 2024. aasta eelarve, mis oli kinnitatud lõpptekst. Et kuidas see vahe mitme miljardi euroga tuleneb? Tuleb protokoll üle vaadata. Ma jään praegu ei oska sulle vastata. Aga mul on küsimus veel, et kui see oli mitte täitmine, ja meil on 2024. aasta möödunud, nüüd on juba ka 2026. aasta, kui suur siis hästi, kas siis oli 189 miljardit või 181 miljardit kinnitatud eelarve, kui suur siis oli Euroopa Liidu 2024. aasta eelarve tegelik täitmine 2024. aasta jooksul? Sa küsid, palju väljamakseid oli? Palju kohustusi realiseeriti?
Ma arvan, et mitte, et komakohaga eksida, siis ma kindlasti selle detailse tabeliga liikmesriikide kaupa hea meelega edastan hiljem e-maili teel sulle. Ei, ta ei peagi liikmesriikide, palju tervikuna on, et selles mõttes, et kolleeg Enn Eesmaa küsimus puudutas Eesti elu, eks ole. Ja meil on olukord võrreldes sinu rahandusministriks oleku ajaga, kui oli ligi 900 miljonit eurot ei kasutamata raha, eks ole, nüüd on tõesti, oleme tõusnud Eestis üle 2 miljardi ja oleks huvitav teada nüüd Euroopa eelarve puhul, et kui suur on siis tegelikult võrreldes planeeritud kohustustega tegelik täitmine Euroopa aasta eelarves. Mitte, et ta analoogiline on, kuna ta on tõesti plokkskeemidena ja pikaajaliste programmidega, aga et mis see number on? Ilmselt ta päris 100% kunagi ei saa olla ja see ei peagi olema eraldi võetud eesmärk. Ja, aga kui sa vaatad nüüd slaidi 10, siis siin tegelikult välja makstud summad kajastuvad, eks ole, et siin on ka liikmesriikide kaupa. See oli vist see 7-aastase plaani, 21–27, ma ei tea, kui võtame slaidi 10 ekraanile. See on eelmise aasta lõpuseisuga, 2024. aasta lõpuseisuga, et mul ei ole eraldi välja toodud palju sellest, mis see on. Kinnitatakse ju eraldi 24. aasta eelarve. Ikka, iga aasta eelarve kinnitatakse ikkagi. Ja palju nüüd, kui planeerituna, ja loomulikult nihked on, riigid planeerivad vähem või rohkem optimistlikult, aga palju siis 24. aasta eraldi võetuna eelarve võrreldes planeeritud kohustustega realiseeriti? Ja ma selles samas aasta aruande lisades, mida mul lihtsalt hetkel ei ole siin ees, on ka selle kohta eraldi tabel lisatud, nii et ma selle võin eraldi välja võtta, aga nagu öeldud, siis see eelarve täitmine ja eelarve tervikuna küll kinnitatakse iga-aastaselt üle, aga Euroopa Liidu eelarve võetakse vastu 7 aasta peale, eks ole, ja seetõttu ka meie arvestus puudutab mitte ainult 2024. aastat, vaid kogu eelarvet ja seal oli siis 7%, mis oli pärast 4 aastat eelarve täitmine ehk siis väljamakse. Aga seda Euroopa, tähendab, komisjon ei planeeri ega kontrollikoda ei tuvasta siis aastate lõikes seda, vaid ta tegelikult võetakse ainult konsolideerituna. Ei, tuvastame ikka ja nagu ma ütlesin, et see lisades on ka eraldi välja toodud tabel mul lihtsalt momendil. Selge, ja lõppküsimus, kui tohib veel ka proua Rosimannusele. Sinu kolleeg on proua Turtelboom. Just. Ja proua Turtelboom on olnud peakoostaja raportile, mis puudutas TEN-T projekte. Et seal toodi esile, ja see on ka Eesti meedias põhjustanud tähelepanu, mis puudutab seda, et konkurentsitult võrreldes planeerituga venitavaimaks ja kallimaks on osutunud Rail Baltic projekt. Tõepoolest, et see on väga tõsine ka kogu Euroopa projektide puhul ja need megaprojektid ei ole iseenesest ju tavatud, et nad kallinevad. Et mis siis, kindlasti sina ka Eesti audiitorina pöörasid selle tähelepanu, mis siis see Turtelboomi raporti põhijäreldus oli? Miks me oleme Euroopa Liidu kõikide TEN-T projektide puhul osutunud planeerimisveaga nii-öelda kallimaks ja venitavaimaks, kui seda lühidalt formuleerida? Ma arvan, et see on väga oluline niisugune tungida, saada ka sinu tagasiside, sest kindlasti kontrollikojas ka lõppraporteid, ma oletan, arutatakse, eks ole. Jaa, aitäh. See on üks viimastest raportitest, mis me siin värskelt oleme avaldanud. Tegelikult tegu on jätkuraportiga, sest et 2023. aastal seda TEN-T projektide seisu juba korra hinnati ja ei ole päris täpne öelda, et nii ajalises mõttes kui rahalises mõttes on Rail Baltic kõige hullem. Sest et tõsi on, et kallinemine on olnud selle projekti puhul nendest 8 projektist, mida me kontrollikojas vaatasime, kõige suurem. See on olnud ka üks vähestest nendest üle-euroopalise transporditaristu projektidest, mille hanked on läbi viidud pärast nii Covidi kui sõja mõjusid, et ülejäänud nendest suurtest 8 valdavas enamuses on olnud selleks ajaks juba oluliselt kaugemal ja ka hanked on läbi viidud varem. Ja kui me vaatame ajalist kestvust ja seda, kui palju projektid venivad, siis see, et keskmiselt kõvasti üle 10 aasta algsest plaanist hiljem jõutakse projekti valmis saamiseni, see on muidugi päris jube tulemus. Aga praegu
teadaoleva kava kohaselt, mis näeb ette siis Rail Balticu esimese etapi lõpetamist aastaks 2023. Muidugi puht ajalises vaates asetub ta kuskile sinna nende projektide keskele, et seal on olnud väga drastilisi näiteid, kuidas näiteks Sääni Põhja-Euroopa kanal valmib esialgsest kavast või esialgsest valmissaamisest 22 aastat hiljem, kuidas seal Veermani väina püsiühendus, mis siis hõlmab nii raudteed kui meretransporti, valmib 20 aastat hiljem. Ja seal, Veermani puhul on tegelikult oli see pilt justkui päris hea, sest et hilinemine oli ainult jutumärkides 11 aastat. Nii et see, kui pikalt ja kui kaua sellised suured üle-euroopalise transporditaristu projektid venivad, see on jah päris tõsine pilt. Me ei vaadanud selles konkreetses jätkuraportis eraldi liikmesriikide kaupa, et kui me Rail Balticu puhul teame, et see koosneb, ütleme, 3 vedajat peaksid kõik ühes tempos ja ühtviisi vedama, millises liikmesriigis see graafikus püsimine on parem, millises halvem, seda me eraldi selle raporti raames ei vaadanud. Ma tean, et Eesti, Läti ja Leedu riigikontrollid on väga värskelt sellesse uuesti süvenemas. Nii et ma usun, et nende järeldused saavad liikmesriikide kohta olema täpsemad. Nii et muidugi on probleem see, et võrreldes algsega läheb ehitus oluliselt kallimaks. Juba on küsitud ka sellesama meie jätkuraporti kohta, et kas me näeme, et uues Euroopa Liidu eelarves ikkagi on põhjendatud siis CEF-ist ehk siis üle-euroopalise taristu rahastamisest Rail Balticule raha eraldamine. Praegu kindlasti on oluline see, et nendele eesmärkidele, mis kinnitatud on, kindlaks jäädakse, et keskendutaks selle praegu kavandatud projekti täitmisele, sest et iga kord, kui järgmist eelarvet otsustatakse, arusaadavalt hinnatakse üle ja vaadatakse, kuidas eelmise eelarve täitmisega läinud on. Ja see periood ju praegu alles käib. Nii et see, kuidas reageeriti üsna kiiresti ja nii hankeplaanid kui rahastamise plaanid ümber vaadati, ma arvan, et seda kindlasti ei vaadata mitte halva pilguga, vaid ikka vastupidi. Nii et Rail Balticuga see, et probleemid on, seda me kindlasti teame ja näeme kõik, näeme ka kontrollikojas, nagu näeme ka seda, kuidas nendele reageeritakse. Jaa, tänan, et Euroopa Liidu asjade komisjon on koos teiega ju arutanud ka seda sõjalise liikuvuse raporti arutelu käigus ja nüüd tõesti kordame üle, et see Rail Baltic ei ole ajaliselt kõige venivam, aga selles mõttes on muidugi härra Reinsalu osundus aja ja otstarbekohane, et me kõik peame pingutama, et Rail Baltic saaks valmis aastaks 30, nii nagu see on planeeritud, esimene etapp siis. Ja kas ma võime siin kokku leppida ka, et mis puudutas siis 24. aasta eelarve täitmist, et siis teie tiim saab tagantjärele saata kõigile komisjonide liikmetele, kes väga tunnevad selle vastu huvi, ka siis vastavad arvud ja numbrid. Aga nüüd proua Akkermann ja siis proua Raivo. Minu muidugi kalendrikutses oli see pikk dokument ja need lisad iseenesest ka olemas, et tasub kolleegil ka avada. Aga ma avasin ja lugesingi seda. Sealt ma need infot võtsingi ja küsimus tekkisid. Saadetakse. Aga ja mis puudutab Rail Balticut ka, et seda hakati planeerima aastal 2010 ja 2011, ma mäletan, tulid esimesed hinnangud, aga me teame, et kui suur on meie piirkonnas siin Baltikumis olnud sellel ajal inflatsioon,
et puhtalt inflatsiooni tõttu on see kallinemine olnud ja ma ei tea, palkadele on peaaegu 1-0 juurde tulnud, et selles mõttes ei ole nagu imestada, et meie piirkonnas pikaajalised projektid on kallimaks läinud, inflatsioon on olnud just siin väga suur, puht matemaatiliselt. Aga küsimus iseenesest on see, et Euroopa Liidu eelarve läbirääkimised on väga keerukad, mis on loogiline, et on, ja neid peetakse nüüd, nagu praegu näeme, aastaks me räägime 2028. kuni 34. aasta eelarvest, 25. aastal need suured jõujooned lepiti kokku, ehk 3 aastat varem. Et ka see eelarve, millest me praegu räägime, ju laias laastus pandi kokku 2016 ja 2017, siis polnud veel kellelgi aimugi nendest kriisidest, mis vahepeal ette tulid. Ja kas on arutatud ka, et liiga kaua ette või liiga pikaks ajaks ette ja liiga jäigalt kokku lepitud eelarve võib-olla sellises väga heitlikus maailmas ei ole võimalik saada nagu head tulemust. Et kas on arutatud, et kas see eelarve võiks olla veidi lühem või iga-aastased muutmise võimalused suuremad, et muidu on nii, et 2016. aasta plaani järgi liigutakse sirgelt edasi ja siis kui vahepeal tuleb COVID, siis võetakse laenu ja pannakse nagu muud raha peale, aga samal ajal kavandatud raha juba seisab, sest et mured on hoopis teised. Aitäh küsimuse eest. See oli üks osa arutelust enne Euroopa Komisjoni poolset eelarve ettepanekuga välja tulemist, sest et see, et 7 aasta sisse alati jääb mõni kriis või alati jääb olukord, millele on vaja kiiresti reageerida ja mis nõuab täiendavat raha eraldamist, see ilmselt on suhteliselt paratamatu. Jah, et see oli üks osa arutelust, et kas üks vastus võiks olla eelarveperioodi lühemaks tõmbamisel, aga teise külje pealt, nagu sa ka ise alustasid, siis eelarve läbirääkimised on pikad, Euroopa Liidu eelarve läbirääkimised eriti pikad, keerukad ja seal on neid kihte, millele vastus peab tekkima ikkagi väga palju. Mistõttu võiks muidu tekkida olukord, et on eelarveperiood väga lühike ja nii nagu eelarve kinnitatud saab, kohe alustatakse järgmise eelarve üle vaidlemist ja kokkuleppimist. Nii et praegune lahendus, mis meie ees on ja mida tõenäoliselt ega parlamendis arutate ju, on tõesti see, et 7 aastaks, et see periood jääb 7 aastat, aga eelarve sisemiselt peaks olema oluliselt lihtsam vajadusel raha ümber suunata. Ja muuhulgas tähendab ka seda, et tõenäoliselt sellist vahepealset hindamist, et kus tõesti nii-öelda raha seisab, kus teda läbirääkimiste ajaga võrreldes sedavõrd kiiresti ja palju kasutusse ei jõua, kui võib-olla mõned aastad tagasi veel arvati, et sealt oleks võimalik raha ümber suunata sinna, kus uued kriitilised vajadused tekkinud on. Et see paindlikkus seal tegelikult suurem nüüd on, või ütleme, ta praegu on alles ettepanek või eelnõu, eks ole, et see paindlikkus sinna juurde tekib. Ja teine osa sellest paindlikkuse suurendamisest on tõesti seotud sellega, et kuna väga suur tükk Euroopa Liidu 7-aastasest eelarvest saab olema seotud otse siis liikmesriigi ja komisjoni vahel kokku lepitud nii-öelda liikmesriigi kavaga, siis selles iga liikmesriigi kohta eraldi kinnitatavas kavas vähemalt 20 või mitte vähemalt, aga 25% praeguse ettepaneku kohaselt peab jääma puhvriks, ehk mis peab siis hiljem selle 7 aasta jooksul vajadusel võimaldama sellist kiiret täiendavaid rahastamisotsuseid, kui selline vajadus peaks tekkima. Nii et jah, üks osa sellest paindlikkusest, mida Euroopa Komisjon ette paneb, on seotud sellega, et kui varem oli erinevaid fonde, igasugu programme väga palju, siis nüüd on see pilt, ma olen seda võib-olla isegi ühe slaidi võrra tagasi, et ta on küll jätkuvalt fragmenteeritud, aga mitte nii kirju enam, et neid eraldi iseseisvaid või üksikuid tükke ei ole enam nii palju, mis tähendab, et näiteks suures Euroopa fondis, mis
peaks algse ettepaneku järgi sisaldama tulevikus nii kogu põllumajandusraha, nii ühtekuuluvusfonde, kus on sees ka seesama riiklike kavade pool, et selle fondi siseselt oleks võimalik raha ümber otsustada, ümber suunata oluliselt kiiremini. Ja ma arvan, et see igal juhul on hea ja mõistlik muudatus. Aga nagu ma ka sissejuhatuses ütlesin, et lihtsustamine, mille järgi Euroopa Liidu eelarve peale mõeldes, see vajadus minu meelest karjub silma iga nurga pealt, et see lihtsustamine ei saa olla ainult fondide omavaheline kokkuliitmine, et lõpuks raha taotlejale, vabandage mu otsekohasust, aga ei ole vahet, kas on 5 fondi või on 1 fond või on 7 fondi, et tema jaoks on oluline see, et need reeglid, mis lõpuks raha taotlejale kehtivad, oleksid selged, lihtsad, arusaadavad. Ja see on ikkagi väga oluline osa sellest lihtsustamisest. Et see, et fonde on vähem, et see paindlikkus lisandub, see on väga hea, et komisjonile, Euroopa Komisjonile lähevad asjad lihtsamaks, on väga hea, aga veel vajalikum on see, et lõpptaotlejale läheksid raha taotlemise võimalused lihtsamaks ja seal praeguse hetke seisus on meil veel kergeid kõhklusi, kas see päriselt nii olema saab ja seetõttu ma ka ütlesin, et kui parlamendil on huvi, siis me Euroopa Kontrollikoja poolt anname iga selle suure tulevase eelarve tüki kohta oma ametliku arvamuse. Meie esimene arvamus me avaldasime sellega, ma nüüd ei eksi, nädal aega tagasi ja nüüd sisuliselt iga paari nädala tagant sinna üks täiendav lisandub. Me vaatame väga põhjalikult sisse nii põllumajandust puudutavasse ossa kui kogu sellesse suurde Euroopa fondi kui ka liikmesriikide kavadesse. Et ma hea meelega tulen ja seda tutvustan eraldi, sest et nüansse seal on, nagu te võite arvata, väga-väga palju. Ja need otsused, mida praegu tegelikult nendel nädalatel, kuudel selle aasta jooksul tehakse, need on väga, väga pikaajalise mõjuga, et seetõttu ma arvan, et mida rohkem tähelepanu ka seadusandja tasandil kogu see järgmise Euroopa Liidu eelarve läbirääkimine saab, seda vähem on hiljem üllatusi, mida keegi ilmselt saada ei tahaks. Ja tänan, et me riiklikult olulise tähtsa küsimusena suures saalis arutasime ka Euroopa Liidu järgmist pikaajalist eelarvet, aga see on suurepärane pakkumine, proua Pentus-Rosimannus, et kui selline pakkumine on, et siis me võime isegi kutsuda, et soovimisega peab olema ettevaatlik, aga proua Luisa Rõivas, palun. Aitäh, Keit, sulle selle ettekande eest. Mul tekkis see küsimus, et sa ütlesid ka, et väljamaksete see põhiprobleem on justkui see Euroopa Liidu reeglite rägastik, mida siis uues perioodis tahetakse nagu parandada, mis on iseenesest tore. Küsimus on nagu see, et kas ma saan nagu kuidagi, kui ma vaatan seda 10. slaidi ja vaatan a la Poola, Hispaania, Itaalia, kus on nagu välja maksmata 71%, 40%, pea 2%, 37%, et kas nagu reeglid ju suures plaanis peaks ikka kõigile nagu ühised olema, aga arusaam reeglitest on siis nagu väga erinev. Ja kas nagu uues perioodis on kuidagi nagu mõeldud ka sellele, et kui need samad riigid, kes täna ei suudagi jõuda selle väljamakseni, kas järgmises perioodis nagu arvestatakse ka, et võib-olla ei tasu neile nii palju planeerida seda summat, et nagu on teisi riike ka, kes nagu saavad veits reeglitest paremini hakkama aru? Aitäh, väga hea küsimus. Kui võtta veel selle 10. slaidi kõrvale 12. slaid, need, kes meid vaatavad oma kabinettides või kelle slaide võib-olla ees ei ole, siis ehk siis võtta kõrvale lisaks selle nii-öelda tavaeelarvele ja tavaeelarve raha kasutuselevõtule ka taasterahastu kasutuselevõtt, siis siit tegelikult torkab silma näiteks selle sama Hispaania näitel, kes tavaeelarve kasutamise poolest on seal päris lõpus, kes on läinud väga-väga vaevaliselt selle uue eelarve raha kasutuselevõtt. Küll aga on nad päris eesotsas taasterahastu kasutamise poolest, et seal ilmselgelt on Hispaania pannud põhirõhu RRF-i ehk siis taasterahastu raha kasutuselevõtule ja võib-olla selle võrra lihtsalt on esialgu vähemalt pannud väiksema rõhu eelarve raha kasutamisele. Ja siin on mõne teise riigi puhul natuke sarnane see paralleel tekib ja
ja eks see nii on, et taasterahastu, mida ma ka vahepeal või alguses ütlesin, et taasterahastu raha kasutuse reeglid on teistsugused. Nad on sageli vähem koormavad, ehk otse öeldes lihtsamad ja see raha kasutusele võtta on lihtsam ja seetõttu on olnud mitmes kohas eelistatud just nimelt selle raha kiire kasutusele võtta, kuigi ka see kiire on ikkagi väga suurte mööndustega öeldud, sest et ma ikka pean seda aeg-ajalt meelde tuletama, et tegu oli COVID-i kriisi kiire abiga, eks ole, et meil on COVID-i laine küll uuesti jälle, aga võib-olla see mõju on pisut teistsugune ja see väga kiire majandusse jõudmine on ikkagi jäänud samamoodi oluliselt toppama. Aga et see on üks osa sellest põhjusest. 2, kas võetakse uue eelarve läbirääkimistel arvesse käimasoleva eelarve kasutamist? Ma olen väga skeptiline selles osas, et läbirääkimisi see mõjutama saab, aga ma arvan, et need liikmesriigid, kes on hädas ja kes võib-olla mõne koha peal on ka neid kehtivad reegleid veel omalt poolt karmistanud, et need liikmesriigid kindlasti on huvitatud sellest, et uue perioodi reeglid saaks olema selgemad ja klaarimad. Tänan. Hea uudis on see, et Euroopa Komisjon meid kostitab omnibussidega, et mis on sellised kobareelnõud lihtsustamiseks ja neid on vist juba 8 tükki käinud, aga ma siin küsin vahele kaheosalise küsimuse, sest see pikk plaan on ikkagi äärmiselt oluline, et te siin ütlesite ka, et te olete neid peatükke või valdkondi siis vaadanud, et kus te näete, et kus võiks olla siis kõige suuremad riskid, et kokkuleppe järgmiseks pikaajaliseks eelarveks saada ja mida me poliitikutena saame teha, et see eelarve saaks enam-vähem sellisena heaks kiidetud, nagu Euroopa Komisjon seda ette nägi, sest need valdkonnad, mida seal välja on toodud, ausalt öeldes Eestile ja ma arvan Läänemere väikeriikidele sobivad ülihästi. Ja teine küsimus on kasutamata raha kohta, et te siin viitasite ka kosmose- ja kaitsetööstusvoliniku ametikohale, mis on loodud, mida täidab siis Andrius Kubilius Leedust ja nüüd see tema kimbatus on see, et see on oluline valdkond, me näeme seda, geopoliitilised muutused on tormilised, aga nüüd häda on see, et tal ei ole nagu eriti raha kasutada ja kui me räägime sellest järgmisest eelarvest, siis see raha on ilmselt kasutatav ka 29. aastast alles, mitte otse kohe 28. Et kas seal oleks võimalus siis kuidagi seda kasutamata raha kaitsesse suunata? Ja siis on proua Tiidus ja proua Ingerainen. Ma oma mandaadist tulenevalt muidugi ei saa neid võimalikke kuidagi nagu poliitilisi valikuid, isegi kui väga tahaks, ei saa sinna minna, et seal spekuleerima hakata, aga mis puudutab uue eelarve neid võimalikke ütleme nagu riske ja mis puudutab ka siis neid valdkondi, kuhu raha praegu plaanitud on, siis riskide koha pealt üks asi, mis ei puuduta mitte konkreetselt valdkonda, ühte või teist valdkonda, aga võib-olla läbivalt, mida meie näeme, on seotud ikkagi sellesama eesmärkide hägususega, et iseenesest see, et ta on rohkem fokusseeritud, peaks olema rohkem fokusseeritud või et ta on rohkem, ta ei ole enam nii laiali pillutatud kogu raha jagamine, vaid et näiteks konkurentsivõime, mis on kohati mulle tundub lihtsalt moodne sõna, mida iga teise sellise algatuse juurde kleepida, et kuidas seda täpselt sisustatakse, et kui me räägime, et üks eesmärkidest on suurema lisandväärtuse tekitamine,
noh, see on väga tore, kõik tahavad suuremat lisandväärtust, kes ei tahaks, eks ole. Aga mis see tähendab? Et kui me räägime, et raha peab minema suurema lisandväärtuse tekitamisele, siis kuidas me hiljem ütleme, et jah, see raha on mõistlikult kasutatud, kui see on nii laialivalguv ja üldsõnaline, et me tahaks näha suuremat konkreetsust ja Euroopa Kontrollikoja poolt vaadates ja valdkondadest rääkides, siis jällegi arvestades, et Riigikogus on see teema varasemalt ka ja läbivalt huviorbiidis, siis kõik see, mis puudutab kindlasti kaitsevaldkonna rahastamist, mis iseenesest saab, eks ole, järgmises eelarves esialgse ettepaneku kohaselt 131 miljardit, millele veel lisandub omakorda siis sõjaline mobiilsus, liikuvus 17,5 miljardit eurot, siis see kindlasti on oluline. Aga mis veel olulisem on see, et kui see raha sellisel kujul eraldatakse, siis ta lõpuks jõuaks ka sinna, mis on selle asja eesmärk, et ta päriselt jõuaks siis nii sõjalise liikuvuse parandamisele, sest et kui me siin ükskord varem selles samas komisjonis seda debatti pidasime, siis üks nendest puudustest, mida ma ka välja tõin, oli ju seotud sellega, et need esialgsed otsused, mis puudutasid sõjalise liikuvuse rahastamist, olid tehtud niimoodi, et ega sõjalist nõu seal väga palju arvesse ei võetud. Tänaseks on need kriteeriumid saanud kindlasti oluliselt paremaks, aga lihtsalt ainult eelarvest raha eraldamisest on üksi vähe, et ikkagi oluline on, et see raha esiteks jõuaks sinna, kuhu ta tõesti mõeldud on ja teiseks siis saaks ka kasutatud nii, et see päriselus mingi muudatuse kaasa toob. Nii et jah, need on need võib-olla riskid, aga siin on valdkondade kaupa võiks ilmselt rääkida päris mitu komisjoni istungit, ka näiteks, mis puudutab põllumajandust, kuidas täpselt see jõuab liikmesriikide plaanidesse või kavadesse, mis komisjoniga kokku lepitakse, kuidas see otsus saab olema selline, et ta ikkagi arvestaks ühtse turu reeglitega ja ei moonutaks liialt palju konkurentsi, need kõik on praegu läbirääkimiste ju laual ja sinna me oma arvamused kontrollikoja poolt anname. Jah, tänan väga. Proua Tiidus ja siis proua Inger. See ettekanne praegu tekitas minus ühe idee, et need tehnoloogia arengut jälgivad inimesed, me kõik seda teeme, eks ole, teavad, et kõik läheb siin kiiremaks siin maailmas ja tehnoloogia areng on vasti niimoodi, et me vanemad inimesed nagu mina ei suuda enam järge pidada. Selle kohta öeldakse singularity, mõned ütlevad, et technology takes over ja nii edasi. Ma küsin korraks, kas Euroopa Liit sellega ikka arvestab piisavalt, seesama konkurentsivõime fond, sa ütlesid, et lisandväärtust tooted, kuidas ja et seda nagu ei öelda täpselt. Et ma küsiksin, et kuidas Euroopa Liidus sellega arvestatakse ja teiseks on mul üks idee, kui raha ei suudeta ära kulutada, siis äkki tasub mõelda selle peale, et tekitada konkurents ja võistlus. Need, kes on kiiremad, saavad osa sealt, mis üle jääb. Aitäh, selle viimase kohta ma ei oska muud öelda või ei saa muud öelda, kui et kuna ka Eesti läbirääkimistel osalevad, et siis see võiks olla üks mõte, mida ilmselt nendega arutada või neile kaasa anda. Aga kas tehnoloogia arenguga kaasas käiakse? Et jah, ka uues eelarves sellesama konkurentsivõime fondi see konkurentsivõime fond saab olema jaotatud 4 tükiks. Üks neist suur tükk on seotud kaitsega ja julgeolekuga ja kosmosega ja tegelikult üks suur tükk on seotud digiarengutega ja seda valdkonda kindlasti võetakse tõsiselt. Jällegi, et mis puudutab näiteks AI kasutuselevõtte ja arengut, et ma ilmselt praegu need ajaraam ei võimalda sinna liiga palju sisse minna, aga kas seal me oleme kontrollikoja poolt sinna sisse vaadanud ja jällegi sellist nagu pillutatust on praegu seal ikkagi üksjagu, see taju tõenäoliselt on väga kiiresti jõudnud kohale, aga selle tulemus vahest kipub olema see, et siis igaüks oma tarkusest ja ainult oma valdkonna peale vaadates proovib võimalikult kiiresti liikuda ja seda omavahelist sellist koordineerimist või ütleme sellist nagu omavahelist
kokkuleppimist, et kuhu siis see fookus lõpuks läheb, seda kipub sealt nappima. Ma loodan, et uue eelarvega saab see olema parem. Jaa, tänan väga ja siis viimane küsimus proua Ingerainen. Ja suur aitäh nende selgituste eest, et mul on selline küsimus, et kuidas Euroopa Liit nagu seestpoolt vaadates tundub, et mis selle suure organismi tervis võiks olla, et raha seismine tekitab minus alati niisugust ohtu, et see on nagu vereringe, mis kuskil ei käi õige kiirusega, et nagu see mulle tundub endale, et see on kuidagi nii aeglane, nii kohmakas. Ma olen ise vähe neid Euroopa Liidu projekte teinud, aga need, kus ma olen olnud, meeletu bürokraatlik nagu lähenemine sellele asjale, et mis see seestpoolt vaadatuna tundub, et mis seisus meie ka siis seal oleme? Oluliselt sitkem, kui ta oli veel aastaid tagasi. Ja see ei ole üldse ainult sõnakõlks, et kriisid kuidagi sunnivad kokku võtma ja mingeid asju, mida väga sellises rahulikus perioodis võib-olla ei vaadataks nii kiiresti ümber, et see on olnud selline täiendav põhjus otsuseid, mis muidu sünniksid ilmselt nagu pikkade aastate jooksul nüüd kiiremini tegema. Ja ma olen küll veendunud, et see eelarve, 7-aastane eelarve, mida nüüd kokku lepitakse, et esiteks see, et kokku lepitakse 7 aastaks, nagu sunnib ja kohustab mõtlema pisut pikemalt ette kui ainult võib-olla aastaks või 2. Ja see annab väga hea võimaluse kogu sellest protsessist ikkagi välja tulla tõesti nagu veel sitkema, kiirema ja igasugusteks ootamatusteks rohkem valmis oleva liiduna. Nii et ma seetõttu utsitan tagant, kui ma roll seda lubab, nii palju, kui mu roll seda lubab selles protsessis, mis 7 aastaks kuni aastani 2035 tegelikult Euroopa Liidus väga palju otsustab, selles hästi selge, kõvaäälselt ja enesekindlalt Eesti poolt ka osalema. Ja see on kuni aastani 2035, et see on päris pikk aeg ja lõppkokkuvõttes see eelarve, mis praegu kokku lepitakse, seesama konkurentsivõime, mida ma siin ka mitu korda olen toonud, et sellest eelarvest sõltub, kas siis ja mida päriselt ja kus päriselt tehakse. Kas seesama suurem sõltumatus energeetika valdkonnas, kas see jääb lihtsalt selliseks strateegiaks või on seal päriselt ikkagi konkreetselt ka rahalised summad taga. Ukraina toetamine aastani 2035, kõik on sellest praegu käimasolevast protsessist kinni, nii et ütleme minu poolt vaadates või minu praegusest rollist vaadates ma näen, et sellist karget, sisukat arutelu ja pilku on nendes aruteludes väga palju. Ja mida rohkem Eesti seda sinna lisab, seda parem. Ja tänan, et nüüd meil oli plaan minna poliitiliste erakondade sõnavõttude juurde, aga siin Reinsalu andis käega märku, et kas on mingi põletav küsimus või? On küll, jah. Lõpetuseks võtame kokku, et siin on ka eraldi mainitud. Aga kui on kokkuvõtmine, siis teeme seda siis on küsimus, minu küsimus on väga lihtsalt, et proua Elvinger on ka, eks ole, ka audiitorite kojas. Proua Elvinger on koostanud hävitava raporti, mis puudutab taasterahastu vahendite suunamist tegelikult siis rohepöörde loogikas 24. aasta sügisel. Äkki küsimus on selles, et mis puudutab siis tegelikult seda, et kui palju need suunatud rahad, mis oli mõõtmine siis rohepöörde eesmärke aitasid realiseerida ja kui palju muuhulgas ka selle raha kasutamine tegelikult loodust võis kahjustada. Et seda ei olnud tegelikult väga kriitilised näited olid. Et kas nüüd Elvingeri järeldused selle kohta taasterahastu vahendite kasutamise kohta 24. aastal sinu hinnangul sunnivad ka kriitiliselt üle vaatama liikmesriikide kavatsusi jätkata taasterahastu raha väljamaksmist? Sinu lühike hinnang proua Elvingeri raporti põhijärelduste kohta, mis puudutavad siis rohepöörde projektide rahastamist muu hulgas taasterahastust?
et kas liikmesriigid tahavad vähem seda raha kasutusele võtta? Ei, mitte kas liikmesriigid tahavad raha vähem kasutusele võtta, vaid kas see plaanimajanduslik loogika rohepöördest, mida siis taasterahastu projektid tegelikult ju sisustavad, eks ole, rohepöörde üleminekust ja siis nii-öelda kompensatsioonimehhanismidest, siis audiitorite koda on esitanud väga kriitilise raporti 24. aasta sügisel, mis on ka Riigikogu käsutuses. Ja sinu hinnang sellele, kuna see puudutab ka 24. aasta raha kasutamist, sealhulgas 55 miljardi euro ulatuses taasterahastu vahendite kasutamist? Ja proua Elvinger on Luksemburgist pärit liige, kes juhib seda alamkoda, mille liige mina olen, nii et me oleme selle ühiselt läbi vaadanud ja heaks kiitnud, nii et selles mõttes, kui sa hinnangut küsid, siis ma olen selle raportile oma heakskiidu andnud. Ja mis puudutab taasterahastust, siis nagu sa olid ka ise valitsuse liige sel ajal, kui taasterahastu Eestit puudutav kava uuesti komisjonile esitati, et seal on ikkagi kindlasti liikmesriikide kaupa, võib-olla kõik liikmesriigid ei ole ühtviisi lähenenud taasterahastule, aga üldiselt on kokku lepitud eesmärkide täpsus sageli see, mis annab siis aluse öelda, kas ja kuidas täpselt see raha kasutusse võetud või mis tulemust ta toonud on. Et kui need eesmärgid on jäänud väga selliseks laialivalguvaks või üldsõnaliseks, siis ongi seda olnud ka väga keeruline hinnata. Aga selle raportiga jällegi, nagu öeldud, ka sellega hea meelega, kui selle vastu veel täiendav huvi on, siis ka seda võin tulla tutvustama. Taasterahastu poole pealt kuna su küsimuse algne pool või algne sõnastus oli kuidagi selline, et kas see on kuidagi pärssinud liikmesriikide sellist isu sellesse valdkonda täiendavalt panustada, siis nagu ma päris oma selles sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, siis see, mida ma näen ja kui sa mu hinnangut küsid, siis on eelkõige, kui me räägime energiapöördest ja puhtamale majandusele ülemineku vaatest seotud sellega, et need eesmärgid ja reaalne tegevus muutub ja on muutumas ja on muutunud oluliselt pragmaatilisemaks. Üks Euroopa Kontrollikoja poolt varasemalt välja toodud probleem oli seotud sellega, et ei ole hinnatud piisavalt kriitiliselt neid otsuseid ja seda rahastamist, mis on varasemalt tehtud sellest vaatest, et mis siis päriselt tulemuse toob, mis päriselt aitab seda saaste õhkupaiskamist vähendada, mis päriselt toob kaasa kiirema energeetikas kiirema ülemineku, see hinnang on jäänud tegemata või see analüüs on jäänud tegemata. Ja see, mida nüüd, jällegi tulles uue eelarve juurde, mida nüüd kindlasti tehakse, on eelkõige raha suunamine sinna, kus tulemus päriselt kiiremini kohale jõuab. Ja see on kindlasti, ma arvan, mõistlik ja sellele me ka oma nende erinevate raportitega proovime kaasa aidata. Nii et need kriitiliseid hinnanguid on meil päris mitme koha peal ka energeetikas, aga ma ei näe, et see kuidagi pärsiks tahtmist sinna täiendavalt panustada, vaid et see pigem aitab ikkagi sihikut täpsemaks saada ja selles mõttes on see olnud kindlasti vajalik. Tänan väga, et siit me võtame kaasa pakkumise, et tutvuda veel raportitega ja me võime teid kutsuda, mitte kõigiga me ilmselgelt ei jõua, aga nüüd on jah, muidugi kutsume hea meelega. Ja nüüd on hea võimalus siis poliitilistel fraktsioonidel teha lühike 2-minutiline sissevaade, kui on keegi, kes soovib seda teha. Ja, palun, Tarmo Tamm, Eesti 200. Aitäh, ei saa jätta ju võimalust kasutamata ometigi. Et Euroopa Liidu raha on meie kõigi ühine ressurss ja seda me peame kindlasti hea peremeeslikult kasutama. Et Eestile on oluline, et meie oma ressursside arendamine eelkõige selle raha jagamise juures. Ja mina oskaks öelda, et meil on nagu 2 suurt ressurssi, üks on haritud inimesed ja teine on biogeense süsiniku ressurss, mis iga aasta uueneb ja mis on meile uuesti ja uuesti jälle kasutatav. Nüüd, kui teenusmajandus on globaalne tegevus ja baseerub ainult haritud inimestel,
tugineda kohalikul toorainel ja rohkem materiaalsetel väärtustel, mis on täna oma keskkonnasõbralikkusele ka lihtsasti eksporditavad ja kogu Euroopas meelsasti kõigi poolt kasutatavad. Ja Eesti peab keskenduma valdkondadele, kus on eeldus olla pikaajaliselt edukas ja need kaks just olidki, nii et jääme lootma, et see meil niimoodi läheb. Aitäh! Ja tänan härra Tamm ja soovib mõni poliitiline fraktsioon teha veel kokkuvõtet. Ja härra Reinsalu, palun, olge nii kena, Isamaa fraktsioon, jah? Ja kõigepealt suur tänu niisuguse asjaliku põhjaliku ülevaate eest. Ma arvan, et meil tasub neid Euroopa auditeid sisuliselt. Praegu üks asi on audiitori ülevaade, eks ole, kontrollikoja aasta tegevusest ja aastaraport, mis on kõige mõjukam ja mahukam dokument. Aga tasub põhjalikult uurida. Et esiteks, mis puudutas siis Turtelboomi auditit. Turtelboomi audit kõneleb küll inflatsioonist, aga auditi mõju oli tegelikult selles, kui me vaatasime seda Turtelboomi auditi numbreid, et 40% toona esialgse kulu planeerimissummaga, mis oli Rail Balticu maksumus, vist 5,7 miljardit eurot, sealt hinnati sellest, öeldi 40% on inflatsiooniline, üle 2 miljardi euro. Et praegu me kõneleme 4-kordsest kallinemisest. Turtelboomi auditi põhiprobleemid peitusid mujal. Ja ma arvan, et neid on mõistlik tõesti parlamendis käsitleda. Nüüd see, mis puudutab järgmist auditit, millele ma võitsin 24. aastal, see oli küll rohepöörde teemadega tegeleti siis taasterahastu pinnalt, aga küsimus, mida ma paneksin praegu ka proua Rosimannusele südamele, on ikkagi ratsionaalselt, mitte ideoloogiliselt käsitleda selle rohepöörde maksumust ja mõju Euroopa konkurentsivõimeline kogu selle planeeritava tegevuse raames, mis, nagu me nägime ka riiklikes kavades järgmise eelarve perspektiivi puhul, seob läbivalt need nii-öelda roheindikaatorid, mida ma lugesin välja ka sellest 500 leheküljelisest põhidokumendist, ma töötasin selle põhjalikult läbi, ja lisaks sellele 43% nõutakse kõigis poliitikasihtides rohepöörde teemaga tegelemist. Ja seesama Luksemburgi audiitori dokument tõi tegelikkuses välja, kui heitlik on see tõenduspõhisus kogu selles asjas. See on probleem. Ja Euroopa audiitorite koja peaks olema sellise ideoloogilise agenda tasakaalustaja, ratsionaalse, just nimelt niisuguse välisaudiitori vaatega. Ja kolmandaks, see, mis puudutab nüüd järgmist finantsperspektiivi, siis jääb üle loota, et meil, kui meil hakatakse kokku panema ka Eesti riigi plaani, siis läbirääkimisi, mis seisavad ees ka arvestades seda, et ta jõustumine on ette nähtud 2028. aasta algusest, et siin valitsus ei langeta otsuseid selliseid, et poliitiliste valikute võimalus võetakse ära 2027. aasta valimiste järgseks perioodiks. Et see on ka oluline vastutustunne tänasele valitsusele. Kas keegi, kes siis Reformierakonnast? Proua Rõivas, palun, 2 minutit. Ja aitäh, et suur aitäh sulle, Keit, selle ettekande eest ja ma arvan, et oluline on ikkagi ka see, et Euroopa Liidu eelarve on keskendunud vastamisele peamiselt majanduslikele ja julgeoleku ja kliimaväljakutsetele ja ma arvan, et täna eriti vaadates ütleme siis seda, mis Ukrainas toimub, siis ma väga-väga loodan, et ka uues eelarveperioodis hoitakse just julgeoleku teemadel ja ka energiajulgeoleku ja taristu mõttes silma ja näppu väga peal, et see oleks meie prioriteetide hulgas. Ja nagu ka eelpool mainitud, siis ma arvan, et noorte ja hariduse ja oskuste arendamine on jätkuvalt meie kõigi jaoks ka väga oluline, et just seda Euroopa konkurentsivõimet ja kindlasti tasub silmas hoida ka seda digitaalset arengut, et me ikkagi seda ühtset Euroopat looks ja sellest reegliste rägastikust siis tulevikus paremini ühtselt aru saaks. Aitäh!
Jaa, tänan. Ja kas proua Keit Pentus-Rosimannus soovib lõppsõna öelda? Aitäh väga sisuka asjaliku arutelu eest ja see aasta, mis nüüd praegu käimas on, 2026, saab olema just tuleviku peale vaadates, ma arvan, et siin viimase aja üks olulisemaid, kui suur osa otsuseid langetatakse ja nad sünnivad. Euroopa Kontrollikoja poolt oleme väga valmis ja huvitatud sellest, et jagada seda vaadet, mis ei ole poliitiline, vaid mis jälgib kogu seda, neid valikuid ja protsessi teatud distantsilt, neid teiega jagama. Nii et olgu see kas energeetika valdkond, olgu see keskkonnavaldkond, kaitsevaldkond, need eriraportid, mis meil sünnivad, ma usun, et võiksid olla väga oluliseks ja vajalikuks sisendiks ka läbirääkimiste pidamisel, seisukohtade kujundamisel ja hea meelega tulen ja seda teile edasi annan. Aitäh! Ja tänan Euroopa Kontrollikoja liiget Keit Pentus-Rosimannust ja kõiki kolleege sisuka arutelu eest ja sellega on avaliku päevakorra punkti menetlemine läbi. Tänan kõiki väga. Luisa, kas su assistent on siin, ei ole? Selge, järgmine kord. Aga siis järgmine ELAK-i istung on reedel 30. jaanuaril Teamsis. Tänan väga ja nüüd me peamegi minema suurde saali.